tere jälle. Ma isegi ei hakka eitama seda, ma hakkan nüüd reklaami tegema. Ja kui sa ei taha reklaami vaadata, ole hea, vaheta siis kanalit, vaata midagi muud ja nii edasi. Aga reklaami ma hakkan praegu tegema ja reklaami ma teen sellepärast, et ma räägin asjadest, mida ma nüüd olen mõnda juba aasta kasutanud ja mis on mulle tõestanud oma, kuidas öelda, meeldiva praktilisust. Ja mis koha pealt tänane varustus, millest ma tahan rääkida, on selles mõttes nagu selline omapärane natukene, et ma näen, et seda võiks pidada sisulooja varustuseks, kes nii-öelda viljeleb aktiivses vormis looduses käimist. Ütleme, et sa lähed rattamatkale, kanuu, kajaki matkale, võib-olla jalgsi matkale isegi, miks mitte ka automatkale ja nii edasi. Ja see on nüüd see varustus, mis nii-öelda võiks täiesti süke stiilis tegevusega kokku sobituda. Aga alustame millest? Alustame sellest, et ma näitan kõigepealt 3 päikesepaneeli. Peamine on 28 vatti, kõige väiksem, mis on selles mõttes minu arust hästi pull, vaadake. Tal on päikeselood, ehk siis kui nii-öelda vari, selle punkti vari on nii-öelda selle sõõri keskel, mis siin on. Ilmselt nüüd põhjaeestlased ei saa minust aru, et Lõuna-Eesti murre ehk siis ring, siis on nii-öelda laadimine kõige efektiivsem. Ta ei ole väga suur, on selline kerge, aga 28 000 vatti. Siin on juba päiksepaneeli kontroller, siin on USB-A, USB-C väljund. Paned siia otse telefoni taha, mis iganes, akupanga ja saad laadida. 28 vatti, üleliia ei ole. Mina nüüd 45 kasutan tänaseks juba, meil on praegu aprill, aasta ja 1 kuu. Et sellega ma olen juba isegi oma nii-öelda matkakülmiku akut suutnud turgutada, laadida. Täitsa toimib, suudab juba nii palju. Temal on kaasas juba selline juhe, mis siis võimaldab nii-öelda laadida ka akujaamasid. Ja ütleme, et 45 vatti ehk siis 10 tundi, kui päikse käes vedeleb. Siin võiks saada ikka üsna arvestatava koguse juba energiat kätte. See on loomulikult nüüd natuke suurem. Aga mina hindaks niimoodi, et kaalu poolest oli mingi natuke üle 1 kilo, et see on veel see asi, mida saaks vabalt näiteks, jalgrattamatkale kaasa võtta. Ta on sul see varustuse seas ja nii edasi. Kindlasti veematkale, kindlasti kajak, kanuu, sihukese matkale. Kui ma nüüd lähen jalgsi matkale pikemale, pikemale matkale ma teda kaasa ei võtaks, sihukene 1-2 ööbimisega. Võib-olla, seal ei ole varustust nii palju. Aga pigem ütleme rattamatk, veematk ja midagi sellist. Sinna ta sobib kaasa. 60 vatti. Ütleme, et rattamatkale, ma arvan, võib veel kaasa võtta. Kanuu, kajakimatku ja mitmepäevane samuti võib veel kaasa võtta. Automatkale, ma arvan, ideaalne. Täiesti sihukene kantav asi. Siin on nüüd samad moodi siis USB-C ja pluss siis see nii-öelda akujaama laadimise pesa. Et sellel kõige väiksemal on antud nüüd ka täielik sihukene veekindlus. Et see võibki sul vihma käes täiesti vedeleda ja nii edasi. Nende teistega nüüd on sihukene asi, et ma ei ole kirjandusest vastavat nii-öelda märget leidnud. Minu kogemus on näitanud, et see 45-kraadine vatine, mitte kraadine, üks teine asi on 45-kraadine. 45-vatine päiksepaneel on mul jäänud 2 korda päikese, mitte ainult päikese, vihma kätte. Täna läheb kuidagi segat sõnamini. Ja midagi pole taga juhtunud, on ellu jäänud, töötab. Aga ärge teie igaks juhuks nii lohakad ja hooletud olge kui mina. Mida nendest siis kõige parem laadida, kui aus olla, oleks?
akupanka tegelikult. Sa võid siia panna otse telefoni või mingi muu asja ka taha. Jaa, aga ikkagi kõige parem on laadida akupanka. Ja nüüd on hästi pullid akupangad mul siin. Need on siis meil Rapid seeria EcoFlow akupangad, mille puhul on üks kihvt asi. Nad on tohutu väljundvõimsusega. Näiteks see akupank võib 300 vatti välja anda. Et kui me võtame niimoodi, et keskmiselt on läpakale vaja, et läpakas laeks 60-65 vatti, siis kui siin on meil 3 väljalaadimispesa, ei ole üldse probleem 3 läpakat korraga tema pealt ära laadima panna. Ja siin on täitsa peal ka kirjas, et milline pesa, millise koguse välja annab, kõige rohkem 140 vatti, 65 vatti. Nii et pole paha. Ja mis on hästi mugav, siin taga on veel üks 145 vatine juhe, mis on juba akupanga küljes. Nii et kui sul mingid lisajuhtme kaasas ei ole, siis see asi täiesti toimetab. Mis siis veel temaga on? Nüüd on veidike väiksemad, kui selle maht oli nüüd, rõhutan ära, see on lennulegaalne. Seda võib lennukisse nii-öelda käsipagasisse kaasa võtta. 28 000 millegiga milliampertundi oli, kui ma õieti mäletan. See maht. Nii, kontrollime, kas on põhja all kirjas. 27, jah. 27. Okei. Ligi lähedale. Need on natuke väiksemad nii-öelda õekesed, on 25 000 milliampertundi, samuti täiesti lennulegaalsed. Ja nende kahe erinevus on ainult ühes pisikeses detailis. Sellel akupangal on omal 2 juhet. Üks on see siin. Kas peale on kirjutatud, palju ta välja annab? Ei ole peale kirjutatud. Ja teine on sang, mis toimib samamoodi juhtmena. Ja ühesõnaga nendest juhtmetest saavad nad iseennast nii-öelda, saab akupank laadida ja saab nii-öelda mingit seadet selle sama juhtme kaudu laadida. Ma pean tunnistama, kui ma võtan siit juhtmest ta kätte ja niimoodi, ei ole seda tunnet, et ma tahaks keerutada teda, äkki tuleb lahti või midagi. Ma loodan, et EcoFlow lihtsalt on teinud nii piisavalt tugeva, et see juhe toimibki reaalselt nii-öelda sangana. Ja kui nüüd ütleme neid nii-öelda tema enda juba küljes olevad juhtmed mitte kasutada, siis siin kõrval on üks A-väljund ja C-väljund ka. Põhimõtteliselt sa saad panna talle 4 seadet korraga järgi, kuni 170 vatti võib ta siis nii-öelda korraga välja anda. Ja see teine nüüd on täpselt samasugune, välja arvatud sellega, et sul peavad kuskil nii-öelda kotis taskus olema omal 3 juhet. Nii, siin on just külje peal kirjas ka 25 000 milliampertundi ja nii edasi. Ja see minu arust nüüd täpselt siukene. Ma tegin ühe katse, et siin olles vabariigi aastapäeva paiku veebruaris metsas, ma laadisin mõned korrad oma telefoni, mida ma kasutasin ka filmimiseks. Mul oli mingid paar valgustit, LED-riba oli tõmmatud üle minu samasuguse telgi ja nii edasi, vajas ka korra laadimist. Ma sain põhimõtteliselt selle akupangaga kõik töös hoitud reede, ütleme pärast lõunast kuni pühapäeva lõunani välja. Kõik laadimised selle aja jooksul oli vaja ära teha, nii et ühtegi teist nii-öelda energiaallikat ei läinud vaja. Ma olin selle tulemusega täitsa rahul. Aga siin laua peal on mul nüüd veel üks huvitav asi, mis on minu jaoks mõnes mõttes täitsa põnev leid. Siin kotis on sees väikene akujaam, mis on nii-öelda akujaam ilma inverterita. Ehk siis tal puudub nii-öelda seinapistiku selle pesa võimalus. On see pluss või miinus? Maitse asi. Mina ütleks täpselt täna niimoodi, et kus mul läheb seda seinapistikut vaja. Ainukene asi, mis mul automatkadel või autoga looduskäis kaasas on siis akusaag. See on ainuke asi, kus mul läheb seda vaja. Kõik oma seadmed, valgustid, mida iganes mul on vaja laadida, mulle piisab USB-C juhtme otsast. Ja see
kott on selles mõttes tore, see on ilmastikukindel kott. See väikene akujaam, mis siin sees on, mille mahutavus oli siis, kui ma õieti mäletan, kusagil 28 000 millegiga, 28 800 äkki või midagi sükest. Vatt-tundi vist, jah. Võis olla või, ma ei teagi. 288. Vabandust, parandati mind, 288 vatt-tundi. Et see ise on juba tehtud niimoodi tema korpus, et ta kannatab mingisuguseid kukkumisi. Ta ise ei ole nii, et ütleme, pritsme või vihmakindel, aga seda tagab nüüd see kott. Muidugi, kui teda kotiga kasutada, siis peab olema ventilatsioon tagatud tal ja nii-öelda ligipääs pesadele. Seda me oleme juba täna kasutanud. See on siis päiksepaneeliga tema laadimise nii-öelda ava USB-C pesades saab teda mõlemat pidi siis ta ise ennast laadida ja tema ise teisi seadmeid laadida. Noh, ja A-pesad on ainult nagu väljalaadimiseks. Aga kui juba juttudest siin on, võtame ta siis kotist korra välja. See on nüüd jah, sihukene mõnus, kompaktne, vahva asi. Ja kui tõesti nii-öelda seda seinapistiku vajadust teil ei ole, siis ma ei näe mitte mingit põhjust, et teil peaks olema midagi nii-öelda suuremat ja raskemat. See on tegelikult täpselt selline akupank, et kui ma läheksin nüüd mitmepäevasele kanuuga jakimatkale, ma võtaks kaasa. Kui ma läheksin rattamatkale, siis ma isegi võtaksin taga kaasa. Et ei oleks üldse nagu probleem. Jah, seljakotiga jalgsi matk, ei. Sinna ma ei võtaks teda kaasa. Lähen autoga loodusse, panen kuskil nii-öelda suvel mere äärde oma laagripaiga püsti. Raudselt võtaks kaasa. Ma arvan, et jätame nüüd 28 vatise päiksepaneeli mängust välja. 45, 60, nendega suudab ilusti selle asja tegelikult täis ära laadida. Et sihukene üsna, ütleme niimoodi, et see koos on üsna praktiline kombo. Kõik teie vajalikud seadmed, mis teil loodusse minnes nii-öelda on kaasa võetud. Mitte enda. Ka teie sõprade, kes teil kaasas on. Kõigi seadmed saate ilusti nii-öelda sellise komboga nagu ära laetud. Ja kuna ma alguses lubasin, et tegemist on reklaamiga ja aitäh, et sa viitsisid selle reklaami juttu nüüd ära kuulata, siis kõiki need asju müüb meil Energiakaubamaja. Et minge ja vaadake sealt ja ostke, nii lihtne see ongi. Üks asi läks meelest ära. Sihukene nii-öelda väljundava on veel. Kui kellelgi läheb seda vaja. Osadel on näiteks autokülmikud. Nii-öelda, mille akut sees ei ole, siis saab seda akujaama sellise akukülmiku nii-öelda töös hoidmiseks kenasti hoida. Vot, aga ega ma midagi rohkem pikemalt ei räägigi. Minge ostma. Kõik ilusat.